Põdrapildiga üldiselt olid ju masinad, mis tulid siis Gorki autotehasest ehk lühendatult KAZ, Gorkiski Avtozavod vene keeles tähendas see. Ja tal oli ka nimetus SIM ja tegelikult see SIM tähendas siis Zavod imena Molotova. Ta oli, kui Molotov oli nii-öelda esirinnas veel Nõukogude Liidus, siis pandi ka see tehase nimi tema järgi. Ja tal on sisuliselt sama mootor, mida kasutati ka veoautodel, 6-silindriline ridamootor. Ta oli 50. aastatel oli ta siis põhiliselt valitsuse masina kasutusel. Oli neid üksikuid ka eraautosid, aga siiski võrdlemisi harva. Põhiliselt oli ta riigiasutuste kõrgematel juhtidel. See muidugi kuna ta oli niisugune kõrgema juhtkonna auto, siis oli ka samuti oli ta siis Nõukogude Liidu sõjaväes kasutusel. See oli juba võrdlemisi tippkindralstaabi ja juures oli see kasutusel. Minu teada Simmidel ei olnud seda kuulikindlat varianti. Küll aga kasutati neid marsruuttaksodena, kuna ta võtab peale 8 inimest. On küll vist, nad olid kasutusel tõepoolest mingil määral taksodena Moskva linnas. Ja samuti oli olemas kiirabi versioon, kus siis tagaistmed puudusid ja see abivajaja siis lükati kanderaamiga sisse tagant otsast pagasiruumi kaudu tegelikult. Siin on siis Tšaika KAZ-13, mis siis oli 50. ja 60. aastatel ka valitsuse masinaks. Eestis oli siis seda kasutas ministrite nõukogu ja partei keskkomitee ja üks auto oli vist ka ülemnõukogu presiidiumil. Sõjaväel minu teada Eestis seda autot ei olnud. Küll aga kasutas seda siis jällegi kindralstaap ja Moskvas olid need masinad sõjaväe kasutuses ja ilmselt ka Riias, kus oli siis Balti sõjaväeringkond. Et selline seos on sellel autol sõjaväega. Mingid väga üksikud eksemplarid on vist mingitel aegadel Moskvas ja niimoodi sattunud tsiviilkäibesse.